Uuel nädalal alustavad Tallinnas tööd kodus vaktsineerimisbrigaadid. Tänaseks on kodus vaktsineerimise soovist teada andnud juba 180 inimest. Sooviavaldusi võetakse jätkuvalt vastu kõigilt, kel kodust raske välja tulla ühel või teisel põhjusel. Kui haiglad on plaanilist ravi juba mõnda aega piiranud, siis nüüd ka perearstid ei jaksa enam kõiki enda patsiente nii efektiivselt abistada kui varem. Peame samuti valima, et kelle kõned me esmaspäeval suudame kõik vastu võtta. Testkeskus peab kaudselt valima, et kes pääsevad liinil, kes ei pääse, et keda saab eriarstiabisse saata, keda ei saa. Loomulikult see ei meeldi meile, aga see on praegusel hetkel süvenev paratamatus ja hullemaks see läheb. Olgugi, et oleme katastroofi äärel, on vaktsineerimata endiselt ligi pooled Eesti elanikest. Vaktsineerimisvõimalused liiguvad ju inimestele aina lähemale juba ka koju kätte. Tallinlased, kel näiteks kõrge ea tõttu on kodust välja liikumine raskendatud, saavad telefoni teel tellida endale vaktsiinibrigaadi koos nõustamisega koju. Mitte ainult eakad inimesed, vaid mõned on ka võib-olla puudega inimesed, liikumispuudega inimesed, mõned võib-olla elavad vaktsineerimispunktidest eemal, et erinevad põhjused võivad olla, et kindlasti see sihtrühm on olemas. Kodus vaktsineerimise soovist anda teada numbril 666 2727. Kõnesid võetakse vastu alates homsest tööpäevadel kell 8 kuni 20.00 ja nädalavahetustel 9 kuni 17. Uuel nädalal avatakse täiendav vaktsineerimispunkt ka Vabaduse väljakul, kus peale süsti saab teha ka PCR-testi. Kel on vaktsiini osas kõhklusi või küsimusi, siis kõigis linna vaktsineerimispunktides saab ka personaalset nõustamist. Tõsist tervisehäda minu nimistus, meie keskuse nimistutes ükski inimene vaktsiini tagajärjel ei ole saanud, aga me sellegipoolest näeme seda, et põdenute hulgas on iga 5. selline inimene, kelle tervis ei saa kunagi endiseks. Neerupuudulikkus ja südamerütmi häired on Lee Vallikivi sõnul mõned näited, mis on tabanud mitmeid patsiente peale COVID-i põdemist.